Ja nüüd räägib Kristo meile karaokest. Tere õhtust! Tere! Miks sa sellega tegelema hakkasid? Tegelema hakkasin, põhjust otsest ei olegi. Tekkis aeg, kus vanus lubas hakata käima meelelahutusasutuses. Sattusime sinna karaoke päeval. Ma arvan, et sellest asja alguse saigi. Et hakkas meeldima. Alguses muidugi jalg värises. Käsi jõudnud ega julgenud mikrofoni hoida. Aga lõpuks, mida rohkem seal käidud sai, seda rohkem ka julgust tuli. Kui vanalt siis? See oli, kui vanalt? See oli 5 aastat tagasi. 2005. aastal. Samal aastal sai ka loodud juba Tartu Karaoke klubi. Ja kui tihti sa sellega tegeled? No karaokel saab käidud täitsa vastavalt võimalustele. Et ütleme näiteks, kui meil Tartus on nüüd ühes kohas on neljapäeviti karaoke, tegelikult üleüldse Eestis on millegi pärast kujunenud välja karookepäevaks neljapäev. Et siis nagu teistesse kohtadesse ei saa, aga ütleme näiteks Gunnar Loho teeb Valgas kolmapäeviti. Või siis Saaremaa Karaoke klubi, kes on ka ainuke ametlik karaoke klubi Eestis, korraldab ka kas laupäev või pühapäev oli. Et siis nagu saab valida, aga enamasti neljapäeviti Tartus. Mida see sulle annab? Praeguseks ta vist ei anna enam midagi, aga kindlasti alguses oli niisugune lavahirmust ülesaamine, mingisugune eneseväljendus. Tegelikult on alati ka, olen öelnud sellist asja, et ütleme, hea on panna kõike laulu. Kas ta on sul viha või on rõõm, lähed laulad selle välja ja tuleb see laul hästi välja ja on endal ka pärast palju parem ja vabam olla. Et siis käid nagu ainult väljas laulmas või laulad kodust ka nii-öelda? Ei no kodus ikka jah, et muusika on nagu üks osa elust paratamatult ja siis ka miski laul kuskilt kõlab, laulad kaasa või tuleb uus karaokeplaat välja, võtad, kuulad kodus läbi. Et jah, kodus tööl puhkehetkel. Miks just karaoket? Ilma sõnadeta ja lihtsalt muusikaga ei oska laulda või? Ei oskab ikka, selles suhtes ma nagu ei pürgi kuskile, aga samas karaoke lavadel on kosta ka just selliseid hääli, et tekib küsimus, et miks neil ei ole mingisugust plaadilepingut taskus. Aga ma ei pea enda häält nii heaks, et ma peaks kuskil mujal midagi laulma. Et projekt on olnud, aga karaoke nagu selline kõigile. Mis su leivanumbriks on nii-öelda? Mida põhiliselt laulad? Jah. Loomulikult Eesti laulud. Selles suhtes need on meil eestikeelsed kõik valdavalt. Aga ma usun, niisugused tuntumad mingisugune õige valik näiteks algusest peale lemmik või seal Sulo mu tüdruk ja sellised. Enda häälele lõpuks kujunevad välja siuksed laulud, mida hääl võtab ja samas ka see, et mis on nagu algusest peale meeldinud, mis on selged, et ei olegi, tegelikult juba praktiliselt ongi see staadium, kus ei olegi vaja sõnu lugeda. Et pannakse see fono mängima, sa juba tead, mis sealt tuleb. Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks ka seda nii-öelda enda hobiks? Pealehakkamist. Julgust. Kui sa näed kuskil keegi laulab mingisugusele õllesummerille kuskil karaoke telk, siis astu sisse, võta see mikrofon ja lõpuks on see, et mida rohkem sa tegeled, seda vähem on hirmu ja jah. Kas kogusid julgust ka nii-öelda vägijookidega, et švipsis peale tuleb paremini või kuidas? Ma usun, et mingisugune kogus kindlasti võib-olla alguses oli vajalik, aga see on selline mööduv nähtus. Et võib-olla tõesti alguses julguse kogumiseks oli vaja, aga kui see värin üle läheb ja juba ütleme klubi mõistes näiteks, kui igal neljapäeval hakkasime koos käima, siis on juba see, et sa laulad nagu oma rahvale. Et sa oledki nagu kodus ja lauladki oma rahvale ja ei ole seda hirmu ka enam. Ja juba edaspidi siis on täiesti ükskõik, milline see lava on ja kus linnas või kus riigis. Aga selge, aitäh saatesse tulemast! Aitäh kutsumast!